Sa kuulad AI Empowerment podcasti, Eesti esimest AI teemadele keskenduvat taskuhäälingut, mis aitab muuta tehisintellekti maailma arusaadavaks ja kättesaadavaks igale kuulajale. Iga kuu viimasel kuupäeval toob Kerlin Tiigemäe sinuni olulised AI arengud, kasulikud tööriistad ning inspireerivad kogemuslood AI uudiste ülevaate kaudu. Me tehisarutame inimestega, kes rakendavad AI-d päriselt nii töös kui ka igapäevaelus. Mina olen Kerlin Tiigemäe, tehisintellekti koolitaja ja finantsvaldkonna praktik. Ja mina olen Sandra Veivik, ettevõtja, AI koolitaja ja AI Empowermenti looja. AI, ning head kuulamist! Tere tulemast kuulama taas AI Empowerment podcasti. Möödas on jälle üks kuu, juunikuu on lõppenud, meil on kohe suur suvi ees, aga vaatamata sellele juunikuus oli nii palju uudiseid, et mul oli väga raske seda kokkuvõtet teha ja seetõttu ma täna keskendun natukene ühele teemale rohkem, milleks on Anthropicu Mythos, kaldkriips Fable, millest on väga palju juttu olnud, ehk siis nende kurikuulus uus mudel ja teistest teemadest ma räägin natukene kiiremini, räägin rohkem pealkirja tasandil ja kui sul on huvi nende vastu, siis küsi mult või otsi siis küsi chati või Claude'i käest. Kuulsin sellist uudist, räägi mulle sellest lähemalt ja võib-olla see puudutab sind siis üha rohkem. Aga nagu ikka, alustame keelemudelitest. Kõigepealt siis OpenAI'st ja ChatGPT'st. ChatGPT'st siis kõige värskem uudis on see, et neil on tulemas välja uus mudel 5.6, aga natuke siis eellooks Claude'i mudelitele on ka see, et USA on hakanud üha rohkem keelemudelid piirama ja ka ChatGPT viimast mudelit nad tahavad piirata, sest tahavad anda selle ainult valitsuse heaks kiidetud partneritele, viidates mudeli võimekusest tulenevatele turvariskidele, ehk siis põhimõtteliselt nad tahavad etapiviisiliselt hakata seda välja laskma ja anda ainult valitud seltskonnale kätte. Aga sellele vaatamata OpenAI on plaanimas siis väga suurt ChatGPT äpi uuendust, nimetavad seda superäpiks, kus tuleb siis kõik kokku agendid, koodi kirjutamine ja kogu see siis kombineeritakse ühte, et ei ole erinevaid codexit ja kõik asju eraldi. Nii et eks me näe, kuidas sellega läheb. Siis lisaks on Visa tegemas koostööd ChatGPT-ga, ehk siis Visa ühendab oma maksevõrgu OpenAI agendi süsteemiga, et sinu AI agendid saaksid edaspidi sellised sinu kasutaja siis seatud kulu ja siis kaupmehe piirides makseid teostada. Ehk siis põhimõtteliselt annad ka oma kaardiandmed nüüd agendile, kes saab sinu eest oste teha. Lisaks on toimunud ka OpenAI'l siis ehk siis ChatGPT'l mälu uuendus. Ja nüüd on võimalik lasta ChatGPT'l unistada jutumärkides, eks ju. Ehk et põhimõtteliselt on siis taustasüsteem tekkimas, mis koondab siis varasemad vestlused jooksvalt selliseks täienevaks personaliseeritud profiiliks ja see hakkab siis üha rohkem sinule soovitusi andma. Lisaks täna veel Codex on eraldi. Codex on uuendatud, seal on nüüd sites, mis laseb luua ja jagada majutatud veebisaite ja rakendusi, näiteks siis Lavable, kus oli väga hea veebilehti üles panna, on nüüd ka Codexi sees ja on ka erinevad pluginad, mis on siis väga sellised rollispetsiifilised. Lisaks on siis info liikumas, et tuleb ChatGPT hääleuuendus ehk siis uus häälemudel. Samamoodi on sinna lisandumas ajastatud ülesanded ehk siis liikumas sellise isikliku assistendi suunas. Ja 5.5 instant, mis on siis see baasmudel, on siis saanud ka uuenduse, mis võimaldab rohkem siis konteksti mõista ja kasutaja tegelikku eesmärki. Nii et OpenAI päris palju erinevaid uuendusi. Nüüd Anthropic ja Claude, see millest ma tahtsin veidikene pikemalt rääkida. Anthropic esitles Opus 4.8 ehk siis oma kõige võimsamat mudelit enne Fable'it ja see oli siis jällegi tipus koodi kirjutamises, agentides, nõudlikus teadmustöös ja on siis andnud samasugused hinnangud kui 4.7, aga veelgi paremaid just nimelt agent kodeerimises ja arvuti kasutuses. Ja võrreldes siis GPT-5.5-ga või Gemini 3+1 Proga on ta siis selline ausam ja väidetavalt siis vähem laisk, ehk siis on natukene efektiivsem. Aga mis siis peale seda juhtus? Tuli välja Fable ja Mythos, ehk siis ma natuke räägin sellest, mis see taust seal oli, sest sellest on terve juunikuu väga palju räägitud. Ja taustast siis nii palju, et kõigepealt Anthropicul on siis kaks asja olnud. Fable 5, mis oli mõeldud siis avalikult tarbijatele nende kõige parem keelemudel. Ja teiseks oli siis Mythos, mis oli siis selline väga müstiline salapärane plaan, et nad ei anna siis kõikidele seda kätte, vaid jagavad siis ainult kontrollitud partneritega ja selleks tehti siis selline koalitsioon nimega Project Glasswing,
kus oli siis Microsoft, Apple, Amazon ja probleem oli siis selles, et nende arvates see Mythos on nii võimekas, et algselt esimeste partneritega leidis juba üle 10 000 väga tõsise turvanõrkuse ja siis ajas erinevad valitsusasutused väga närvi, eks ju. Sellepärast, et juba siis erinevad NSA, USA luureagentuurid, erinevad sellised väga detaili minevad agentuurid, mis teevadki siis erinevaid turvalisuse teste, nägid, kui võimekas on ja kui palju siis väidetavalt siis erinevates süsteemidesse suudab sisse murda. Ja tegelikult see ei olnud ainult Ameerikas, eks ju, igal pool mujal riikides, ka Eestis meie oma Riia reageeris sellele, ütles, et jaa, et küberturvalisuses on toimumas nihked, suurim väljakutse pole enam vigade leidmine, mis saab siis nende keelemudelitega väga võimalikuks, vaid nende kontrollimine ja parandamine. Ja Riia soovitus oli tegelikult juba juuni alguses erinevatel organisatsioonidel valmistuda turvanõrkuste mahu kasvuks ja kasutada just nimelt AI toega koodianalüüsis alati inimese valideerimist. Aga mis siis juhtus? 9. juunil Anthropic tõi välja Fable'i ja piiratud ligipääsuga Mythose. Need numbrid olid kohe tipus, eks ju, Fable'it hakati kõik kasutama, testiti, leiti erinevaid vigu, koodiprobleeme, mis inimestel oleks võib-olla läinud kuid, et seda üles leida. Aga 3 päeva hiljem, ehk siis 12. juuni pani Anthropic mõlemad need mudelid kinni ja põhjuseks toodi siis see, et USA valitsus ütles, et julgeolekurisk, erinevad väidetavalt keegi siis jailbreakis, ehk siis murdis sinna mudelisse sisse, sai selle koodi teada. Anthropic ütles, et see on tegelikult väga väike mure ja see on lahendatav ja nii edasi, aga USA valitsus ütles, et see peab olema kättesaadav ainult Ameerika inimestele ja välismaalastele mitte, mis tõttu juhtus siis see, et kuna Anthropic ei suutnud eristada, kes on eestlane, kes on ameeriklane, siis pandi kinni kõigile. Ja päris palju probleeme tekitas see, eks ju, et inimesed, kes olid 3 päeva seda katsetanud, ütlesid, et see on kõige parem mudel üldse, eks ju, ja nüüd see võeti üleöö ära. Ja see tähendab seda, et valitsustel on õigus öelda, eks ju, mida võivad siis suured keelemudelite ettevõtted teha. Samamoodi palju negatiivset poleemikat tuli, ehk siis teadlased ütlesid, et vastupidi, Fable siis halvendas tulemusi, eks ju, blokeeris mingisuguseid küsimusi ja kohe tekkisid sinna mingid märgistused, sest nad panid selle riskitaseme üsna kõrgeks. Anthropic vabandas kohe selle peale, aga ütles, et ma ei saa neid riske või neid piiranguid siis kaotada, sellepärast, et me ei taha, et sellega midagi kehva või negatiivset tehakse. Ja siis juba läks poliitiliseks asi, erinevad ettevõtted juhid avaldasid siis erinevaid üleskutseid, Dario Amadei ütles, et regulaatorid peavad kiiremini liikuma, vaja siis kõiki neid riske hallata. G7 tippkohtumine oli Prantsusmaal, kus oli nii Sam Altman, Dario Amadei, Demis Hassabis ühe laua taha ja ütlesid, et peavad olema ekspordipiirangud, me ei tohi välismaale jagada, peavad olema sellised koalitsioonid, mida USA juhib ja samal ajal siis veel kirjutas üle 100 küberturbejuhi ja teadlase alla sellise avalikule kirjale, kus nõudi Fable 5 ekspordikeelu tühistamist. Ja argument oligi see, et keeld seob siis selliste kaitsjate käed samamoodi, aga ründajad toimetavad edasi, eks ju, et meil ei ole võimalik seda headeks kasutusviisideks ka kasuta. Ja siis oli siis erinevad hoiatused ja päris viimasest nädalast oli veel ka hoiatus, kus Five Eyes, üks selline organisatsioon, andis siis sellise ühisavalduse, ütles, et põhimõtteliselt valitsuse kukutamiseks on tänased mudelid paari kuu kaugusel, ehk et on vaja kõige rohkem sellega tegeleda, et valitsused üldsegi püsima jääksid. Kuidas see siis lõpeb? No praegu on siis nii, et kuu lõpus, viimastel päevadel USA kaubandusministeerium andis siis osaliselt järele. Ütles, et Mythos võib jätkata, aga ainult väga väikesele grupile, küberkaitsjatele, kontrollitud ettevõttele. Tarbeversioon Fable 5 jätkuvalt on ikkagi tähtajatult kättesaamatu, nii et eks me näe, kuhu see liigub. Sisuliselt me näeme seda, et mudelid on nii head, et valitsused otsustavad ükselt hakata sinna sekkuma ja otsustama, et mis on kättesaadav ja mis mitte, mis on päris negatiivne, eks ju. Minu soovitus ka alati kõikidele ettevõtetele, keda mina konsulteerin ja koolitan, palun mõelge, mis on teil need alternatiivid. Te ei saa ehitada täna oma töövoogusid 100% ühe mudeli peale, sellepärast, et sa kunagi ei tea, mis järgmine päev juhtub ja kui su väga kriitiline äritöövoog, mida paljudes organisatsioonides juba on, baseerub ühel kindlal mudelil ja üleöö see pannakse kinni, siis sa oled üsna suures hädas. Nii et mõelgem siis ka selle peale, kuidas seda nii-öelda dubleerida ja mõelda siis alternatiivide peale. Nii, aga liigume edasi keelemudelitega Google'ist ja Gemini'st. Üsna vähe oli uudiseid. Tuli välja Gemini 3.5 Flash ehk siis 4 korda kiirem mudel, poole odavama hinnaga.
Google liigub siis rohkem selliste kiiremate mudelite peale, väiksemate mudelite peale, sellepärast et tuli välja ka Gemma 4, mis on siis võimalik panna tööle 16 GB mäluga sülearvutis, ehk siis sa saad selle panna tööle lokaalselt enda arvutis ja see on suunatud ka helitöötlemiseks, ehk siis võid ka erinevaid transkriptsioone teha, nii et päris äge siuke väike mudel. Notebook LM sai ka sellise agentse vestluse, ehk siis iga sinu märkmik notebook saab sellise liivakasti arvuti, mis kirjutab, käivitab koodi, uued väljundid, PDF-id, tabelid, slaidid, väga põnev, nii et on ka täiesti konkurentsis erinevatele keelemudelitele. Microsoftil oli Microsoft Build 2026, tuli välja 7 uut Microsofti enda mudelit, agendid, QuantKeep ja päris huvitav, ehk siis nende suund on siis liikuda sinna, et vähendada sõltuvust OpenAI'st ja käivitada siis AI'd ka enda Azure'i pilves. Lisaks tuli siis uudis, et Cowork on nüüd kõigile kättesaadav, ehk siis Microsofti alternatiiv, mis nad võtsid üle Claude'ilt, Cowork, kus sa saad anda ülesandeid erinevate Microsofti rakenduste vahel liikumiseks. Aga seal on üks hästi suur erisus, ehk siis Cowork hakkab olema eraldi hinnastamisega. Ja Cloud Coworki sa saad veel kasutada oma Cloud'i litsentsiga, subscriptioniga, siis Microsofti Cowork hakkab olema päringuga, ehk siis iga päring on üks Copiloti credit, mis on üks USA sent, ehk siis sõltuvalt siis sellest, kui palju ta neid päringuid seal teeb, võib see summa kujuneda päris suureks. Erinevad finantsinäited, mis ma katsetasin, on seal 2, 3, 5, 7 eurot mingite raportite kokkupanek, nii et see võib üsna kulukas olla, aga samal ajal, kui see hoiab sul kokku tunde, siis jällegi tasub mõelda selle peale. Siis lisaks tuli välja Microsoftil Scout, millest on päris vähe räägitud, aga põhimõtteliselt see on selline pidevalt töötav agent, mis on siis 365-le lisaks ja on ehitatud OpenCloud raamistiku peale, mis on väga põnev, ehk siis töötab pilves, ühendab postkastidega, kalendritega, lauaarvutis, brauseris, nii et selline Microsofti lüke jälle siis agentide maailma rohkem liikuda. Microsoft Copilot sai uue disaini, kellel siis uus versioon näeb, et nupud on seal natuke teistmoodi, aga sisul poole pealt on kõik tegelikult sama. Ja üks huvitav uudisnope Hiina poole pealt. Microsoft on siis ka väidetavalt kaalumas lisamas DeepSeeki enda mudelite valikusse, jälle loomulikult turvaliselt enda keskkonnas, aga lihtsalt sellepärast, et kulusid kokku hoida, sest Claude'i mudelid, OpenAI mudelid on päris kallid ja DeepSeek on üha parem ka. Nii et näeme, mis sealt saab. Siis teistest mudelitest ka veel Grokist, Grok V9 Medium lõpetas oma baasmudeli treeningu, tuli siis Grok Build rivaal Codexile ja Cloud Code'ile, mille siis lansseerimine peaks õige pea olema. Perplexity Computer tuli ka Microsofti rakendustesse, et üha rohkem hakatakse neid erinevaid rakendusi üksteise vahel siis ka kombineerima. Nii, rakenduste poole pealt AI agendid jätkuvalt teema, eks ju. Üha rohkem meil liiguvad agendid sellistest vestlustest, igapäevastesse toimingutesse. Robinhood lubab AI agentidel nüüd aktsiatega kaubelda, ehk siis saad kirjeldada ära, mida sa tahad, kuidas sa tahad teha ja agent hakkab sinu eest tehinguid tegema. Samamoodi Coinbase'is käivitati AI agent, mis teeb krüptotehinguid ja maksab sellise tasulise uurimise andmestiku eest, töötades põhikontoga või eraldi liivakastis, oskab portfelli tasakaalustada, strateegiat jälgida. Jällegi, kuhu siis agente veel pannakse. Sakana AI tõi välja sellise autonoomse uuringuagendi Marlini, mis suudab ühe käivitusega töötada kuni 8 tundi. Kursoril tuli välja GitHubi konkurent Origin koos mobiilirakendusega ja OpenRouter käivitas siis Fusioni, mis koondab siis erinevate mudelite agendid üheks. Siis loovustöölistadest ka, ehk siis pildi videomaailmast, siin oli ka päris palju uuendusi. Annan sulle erinevad nopped, siis tead, et kui sa mõnda neist kasutad, siis tead, et võid minna uusi versioone vaatama. ByteDance tõi välja uue kuni 30-sekundilise videoloome mudeli, mis pakub sulle 4K AI genereerimist, väga äge, võtab vastu kuni 50 sisendit. Adobe tõi välja Firefly AI assistantile uued agendilised oskused, brändikomplektide, tootevideote, storyboardide loomiseks. ByteDance tuli välja Seedance 2.0 miniga, siis üks odavama versiooni väikese mudeliga. Crea avaldas uued lähtekoodiga pildimudelid Crea 2 Raw ja Crea 2 Turbo. Siis Ideogram avas Ideogram 4 ja Reve tuli välja Reve 2.0-ga. Mõlemad siis on rõhutanud rohkem sellise paigutusele, loomingulisele kontrollile, et rohkem siis neid pilte kujundada. Ja Midjourney tuli päris huvitav selline pööre, ehk siis nemad on liikumas nüüd meditsiini valdkonda ja neil on tehtud siis kogu keha ultraheliskanner. Väga äge video, üsna vähe on sellest veel juttu olnud, aga põhimõtteliselt inimene lastakse siis vette ja siis üle keha siis ultraheli kaadritega 60 sekundiga tehakse siis inimesest selline
ülekeha skänn ja seda saab siis analüüsida AI-ga. Nii et päris huvitav. Amazon loob pilte olematutest toodetest, ehk siis põhimõtteliselt, kui sa tahad Amazonis otsida ja sa ei tea täpselt, kuidas seda nimetatakse, siis sinu otsingule hakkab nüüd Amazon genereerima AI-ga pilte vastuseks, siis sa saad klikata, vot ma mõtlesin sellist toodet, näiteks ma ei tea, 3 nurkraega tribulis särki, eks ju, ja klikad sinna peale ja siis ta pakub sulle kohe sarnaseid tooteid. Päris huvitav idee, kuidagi ei kujuta ette, kui palju see mudel seal hallutsineerib, aga eks me näe. Seadmete poole pealt ka ja prillide poole pealt Meta tõi välja nüüd ka sellise veidike odavama klassi mudeli. Ehk siis Meta muidu on siis teinud koostööd Ray-Baniga, Oakley'ga, mis on üsna kallis. Nüüd neil on ka lihtsam versioon Meta Glasses lihtsalt, mis hakkab siis $299, nii et kes on siis prillide peale mõelnud, nüüd on need ka odavam versioon olemas. Apple'il on kohal ka uuendatud Siri AI ja nüüd ta on siis Apple'i ja Google Gemini koostöös ehitatud agent, nii et loodame, et siis Apple'i tooted lähevad ka veidikene paremaks. Ja Apple panustab ka kusjuures nutiprillidele, nad on siis oma sellise Vision tooteportfelli plaane kärpinud ja nüüd neil jääb alles siis ekraanita tehisaruprillid ja ekraaniga sellised AR, XR nutiprillid, aga need tulevad siis aastas 29 või 28 või kuskil alles hiljem. Mõned üksikud nopped veel. Facebook tõi välja sellise AI režiimi, Android 17 toob erinevad AI tööriistad, YouTube hakkab AI videoid automaatselt märgistama ja Mistralil tuli välja ka prantslastelt, kusjuures pole ammu uudiseid tulnud, aga tuli välja uus OCR ehk siis selline pildituvastusmudel, mis loeb teksti PDF-idest, Wordist, PowerPointidest kuni 170 keeles ja tuvastab elementide rollid. Ehk siis kui sul on vaja selliseks teatud fookusteemaks, siis see on päris hea koht, mida kasutada. Mistralit, siuke lokaalne mudel, üsna soodne ja toimib väidetavalt päris hästi. Nüüd räägime ka muudest AI uudistest. Natuke ikkagi me peame rääkima OpenAI'st ja Anthropicust taaskord ka siin blokis, sellepärast et lisaks mudelite oli neil ka väga palju üldist temaatikat. Ja OpenAI's oli siis päris palju Sam Altmaniga seotud teemad. Kõigepealt rahast siis natukene. Tulid väidetavalt siis esimesed numbrid, ettevõtte puhas kahjum kasvas 25 aastal $38 miljardit. Neil on 5 miljardit juurde tulnud miinust. Ja siis, kui tuli Anthropicu IPO-uudis, millest eelmine kord rääkisime, esitas OpenAI'ga kohe SEC-le sellise börsile tuleku mustandi, mis oli konfidentsiaalne, seda sisu ei ole näha. Aga Altman on seda sidunud ise sellise isetäiustuva AI-ga, see on tema jaoks selline visioon, kus ta tahab siis öelda, et ennem ei tule börsile, kui nad on sellise self-improving AI välja arendanud. Tõenäoliselt jääb see siis 27 aastasse, sest ta enda visioon on ka saada $1 miljoni valuation, kus ta täna siis on kuskil seal 800 miljoni peal või miljardi peal. Ehk siis tegelikult läheb sinna veel aega. Taustal on põnevad lood ka näiteks Trumpi administratsioonist, kus ta on siis väidetavalt Altmaniga läbi rääkinud, et anda USA valitsusele OpenAI'st osalus. Ja teise poole pealt tuli Floridast uudis, kus ta oli siis esimese osariigina, andi siis terve osariik siis hagi OpenAI Sam Altmani vastu, sidudes siis ChatGPTit erinevate massitulistamiste ja eneseveegastamisjuhtumitega. Nii et ei ole just hea seis, kust minna IPO-t tegema, eriti kui su eesmärk on $1 trillion valuation, aga no eks me siis näe. Teise poole pealt, toote poole pealt on nad siis koos OpenAI koos Broadcomiga oma esimest kiipi loomas, nimelikus on Jalapeno või Jalapeno ja eesmärk on siis Nvidiast vähem sõltuma hakata. Ja huvitav number veel, esimest korda langes siis väidetavalt ChatGPT turuosa alla 50%. Neil on kogu aeg väga kõrge turuosa olnud, muidugi erinevatel näitajatel on see erinev, aga põhimõtteliselt nüüd nad on siis väidetavalt alla 50%, Gemini ja Claude on kasvanud. Aga teise poole pealt ka neil positiivsed lugusid on tulnud meditsiinist, kus O3 siis nende arutlusmudel ja sellega seotud Deep Research aitas Boston Childrensi arstidel kinnitada 18 uut diagnoosi varem lahendamata laste haruldaste haiguste juhtumites. Ehk siis tegelikult on neil ka positiivsed juhtumid, et nad käivad nagu siuke rollercoaster Ameerika mäed üles-alla. Nüüd Anthropicu muudest uudistest. Anthropic tegi siis ajalugu. Ehk siis põhimõtteliselt nende valuation on nüüd $965 miljardit, ehk siis esimest korda on nad OpenAI'st ees ja väidetavalt siis Silicon Valley kõige väärtuslikum AI ettevõtte. Nad kaasasid $65 miljardit ja peale seda siis esitasid kohe ka börsile tuleku avalduse. Siis huvitav noppe oli ka turva poole pealt, kus Anthropic teatas, et Alibaba ehk siis hiinlaste suure ettevõtte
tegi siis ühe suurima Claude'i destilleerimisrünnaku. See tähendab seda, et nad siis teevad siis jooksvalt päringuid Claude'i mudelile ja 45 päeva jooksul eraldati siis 20 või tehti siis 25 000 kontot ja saadi kätte 28,8, põhimõtteliselt peaaegu 30 miljonit vestlust. Ja selle tulemusena on siis see, et nad saavad siis teada küsimused, vastused ja selle põhjal arendatakse edasi siis Hiina mudeleid. Loomulikult Anthropic kohe siis kaebas selle USA süksusse kohtusse, ütles, et meil on vaja rohkem Hiina mudeleid piirata ja nii edasi, aga väga raske on tegelikult seda tegevust neil piirata. Nii, siis raha poole pealt ka. Ütleme, need numbrid, mis käivad AI-st läbi, lähevad aina metsikumaks. Põhimõtteliselt oli uudis, eks ju, oli SpaceXi börsile tulek ja SpaceX ostis siis ära ka Cursori looja ettevõtte Anisphere, maksis selle eest $60 miljardit. Muidugi võrreldes sellega on paljud nad raha kaasasid, börsilt on see väga väike number, aga selle kogu börsile tulekuga seoses on nüüd Elon Muskist saanud siis esimene triljonär. Muidugi vahepeal siin on turud kõiguvad, eks ju, vahepeal oli ta alla, siis jälle üle, aga põhimõtteliselt meil on siis üks inimene, kes on siis väärt justkui $1 triljon. Lisaks siis tuli SpaceX välja ka esimese sellise vaatega satelliitidest orbil, kus siis nad tahavad kiipe käivitada, päikesel energial planeeritud AI-1. Nii et neil on siis väga-väga palju erinevaid põnevaid uudiseid. Ja kusjuures see börsi debüüt, mis nad ära tegid, see oli 4-kordselt pakuti üle. Ehk siis põhimõtteliselt kogu selle börsi väärtus oli siis 1,8 triljonit. Ja need siis sai siis osaliselt palju vähem. Muidugi inimesed pakuvadki üle, eks ju, et üldse mingisuguseid aktsiaid saada. Täpselt ei tea, nii palju see turuväärtus tegelikult oli, aga näha on, et hind on ikkagi veidikene siis üles läinud. Ja muidugi SpaceX täiega müüb edasi, nende üks müügikanal täna on siis see, et nad müüvad siis oma seda Colossuse pinda AI arvutusvõimsust, nad on selle teinud lepingu Google'iga, tegid nüüd ka lepingu Reflection AI-ga, ehk siis põhimõtteliselt erinevate AI tootjatega, kes kõik hakkavad siis seda Colossuse võimsust kasutama. Ja see on siis üks põhimüügikanal või müügitulu, kust siis SpaceX hakkab raha saama. Nii, aga räägime lühidalt ka geopoliitikast, natuke on siit-sealt neid noppeid käinud, ehk siis oli päris palju ka seal regulatsioonide teemas, erinevaid noppeid käis. Hiina tuli uudis, siis Hiina hakkab välismaiseid AI-mudelid oma ökosüsteemist välja tõrjuma. Samal ajal teistpidi kuulsite seda Microsofti uudist, eks ju, et USA ettevõtted tahavad siis hoopis DeepSeeki endale võtta kasutusele, sest on palju odavam. Ja Financial Times siis hoiatas, et avatud mudelitelt saab need kaitsepiirid ehk siis guardrailid eemaldada minutitega. Ja väidetavalt siis üks tööriist on loonud üle 3500 tsenseerimata mudeli. Nii et seetõttu hakatakse siis ka neid avatud lähtekoodi mudelit rohkem piirama. Hariduses ja noortekaitses läksid ka osades riikides valitsusjuhid siis väga rangeks. Norra näiteks keelas siis AI algkoolides ja Suurbritannia keelab sotsiaalmeedia alla 16-aastatele. Nii et põnevad uudised ka sealt poolt. Tööturu poole pealt oli ka huvitavaid pöördeid, siis ettevõtted, kes varem siis koondasid töötajaid nii-öelda AI nimel, on neid nüüd hakanud tagasi värbama. Ja Robert Half tegi siis selle kohta ülevaate, nimetades seda AI bumerangiks, ehk siis lastakse lahti, võetakse tagasi. Ja kolmandaks siis tunnistaski tegelikult selle uuringus, et kaotas siis AI tõttu töötajaid ja nüüd nad on hakanud siis neid tagasi võtma. Samal ajal on konsultatsioonifirmad, näiteks McKinsey, väga suguse surve all sisuda tasud tulemustega, ehk sest nad ei saa oma tundi enam müüa, vaid peavad müüma väärtust. Ja see tähendab seda, et siis sellised AI-põhised projektid peavad üha rohkem näitama ka seda väärtust, mis nad ettevõttele loovad. Teise poole pealt näiteks Tim Cook ehk siis Apple'i juht on öelnud, et nemad hakkavad oma hindasid tõstma, sest nende kiipide hind on tänu AI-le nii palju kasvanud, et siis erinevad tootajad, iPadid, arvutid peavad hakkama ka kallimaks muutuma. Ja see tööjõuturg ja kõik see ka hakkab seal taustal muutuma. Üks siis uudisnoppe uuringute maastikult Stanfordis tehti selline pime test, kus võrreldi AI-juhendajaid versus õigusteaduse õppejõude ja tulemus oli see, et pime testis edendasid siis AI-juhendajad neid tavapäraseid õppejõude ja õpilased andsid neile siis paremaid hinnanguid. Ja viimaseks tuleme ka Eesti uudistesse, sest ka Eesti maastikult oli siis päris palju noppeid, kus AI läbi käis uudistes. Kõigepealt väga palju poleemikat tekitanud teema AI identiteet või AI agentide identiteet. Tuli siis välja Eesti peaministri poolt teavitus, et
Eesti soovib anda AI agentidele isikukoodi ja see tekitas siis väga palju diskussiooni, ehk siis kes siis tegelikult vastutab selle eest, kas siis agentidel on õigus iseseisvalt toimetada, üleüldse, kuidas me saame isikukoodi anda agentidele, kui see on mõeldud inimestele, kuidas neid õigusi ei piirata. See on hästi lai teema ja tegelikult seda võiks siis täitsa eraldi episoodis kajastada. Aga jah, tasub sellest natukene sellise väikese reservatsiooniga suhtuda sellesse. Eesmärk on see, et agendid tulevad, eks ju, meil on vaja agente kontrollida, on see isikukood või mingi muu süsteem. Kindlasti sinna tuleb midagi taustale panna. Minu soovitus on pigem ettevõtete poole pealt mõelda, kui sul on sellised veebilehed, kuhu saab sisse logida, kuhu saavad agendid tulla toimetama, siis mõtle selle peale ka enda poole pealt, mida sa saad teha, kuidas sa tahad näha seda, kuidas sa saad piirata neid agentide toimimist, kui see on sul vajalik, mis infot sa kogud ja nii edasi, sest AI agendid saavad üha rohkem ligipääsusid, nagu me oleme näinud. Lisaks siis hakkavad 2. augustist kehtima ka tehisintellekti määruse uued uudisnopped. Ma olen sellest ka enda LinkedInis päris palju rääkinud pikemalt, tasub selle kohta uurida. Ehk siis tegelikult osad piirangud siis lükati edasi, aga peamised muudatused ikkagi hakkavad kehtima ja samamoodi tuleb riske jälgida, kasutust jälgida, kõike seda poolt, nii et palun vaata ikkagi AI uudist, vaata siis EA Acti loogika üle, kui sul on juba selliseid olulises mahus AI kasutusviise. Kõik sellised igapäevased ChatGPT, igasugu muud kasutused, nende puhul on sul üsna lihtne, sa pead jälgima, eks ju, kes mida teeb, sa pead inimesi koolitama, aga kui sul on juba tööprotsessis seda rohkem, siis sul tuleb juba ka rohkem kohustusi sealt pealt. Ja mõned uudisnopped siis Eestist veel. Reformierakond esitas Tallinna volikogule eelnõu AI töörühma loomiseks. Eesmärk on muuta linnateenused kiiremaks ja vähendada bürokraatiat. Väga hea meel näha, et ka riigi poole peale tuleb AI selliseid rühmasid, mis hakkab siis neid ideid läbi käima. Lisaks siis TalTech tegi sellise algatuse, millega ta sai Euroopa Liidust rahastuse, mis haaras 38 riiki. Ja see hõlmab siis AI digitööriistu disain mõtlemist nimega Europe Legal Design Action. Eks põhimõtteliselt me toome Eestisse kokku sellist teadustööd ja üle kõikide riikide väga äge initsiatiiv, kes siis mõtleb õiguse poole peale, digitaalse õigusdisaini poole, siukse disainmõtlemise ja digitaallahenduste peale, siis uurige TalTechist lähemalt selle kohta. Eestis ka küberturbest, nagu ma alguses mainisin, on päris palju räägitud. Näiteks Fishbyte'i üks kasvutöötajast Urma Keskel lasi Claude'i Opusel analüüsida sellise ühe riigiameti arendatava avatud teegi turvalisust ja sai lihtsalt 2-realise käsu pealt raporti, kus oli 23 turvanõrkust. See tulemus on väga kehmatav, eks ju. Ja see on see koht, kus siis Fable ja sellised erinevad rakendused, keelemudelid oleksid väga kasulikud, ehk et me saame ka kaitsmise poole pealt enne oma erinevaid rakendusi lasta analüüsida, kui seda teevad meie eest kurjategijad ja muud pätid. Lisaks on siis ka Alar Karis, meie president, tehisaru kohta sõna võtnud ja tema on öelnud ka, et tehisarust võib kujuneda üks võimsamaid küberkaitse tööriistu, sest see aitab tuvastada ründeid reaalajas ja toetada kiireid vastumeetmeid. Kuid tehnoloogia ei asenda inimlikku otsustusvõimet, ehk et tuleb mõelda siis selle human in the loop'i peale, seda on väga palju räägitud, aga see on ka teemaks täna. Ja tema käis siis Saiconi konverentsil ja rääkis ka sellest, kuidas küberturvalisus on oluline. Väga äge, et ka president võtab selle teemal sõna, sest see on oluline valdkond. Nüüd ka tuli Eestist üks uuring, mille tellis Helmes ja nemad siis vaatasid AI tööriistasid ja sealt ka mõned faktid, ehk siis selle uuringu järgi Eestis kasutab tööks AI vaid 48% vastajatest ja ainult 10% on selged reeglid ja ainult 6% on siis, kus on koolitus ja reeglid, ehk siis kui pooled juba kasutavad, siis see, kes tunneb, et ta teab, mis ta teeb reeglipäraselt, see on nii pisikene osa. Panen südamele, palun mõelge, sügiseks koolituste planeerimine käib, tasub selle teema peale mõelda, leidke endale sobiv koolitaja, kes on sinuga õiges valdkonnas, kes teab seda ärilist poolt, sest sa ei saa võtta lihtsalt ükskõik keda endal sinna vestlema ja jagama, sest me läheme nendes teemades üha rohkem süvitsi ja sul on vaja enda kõrvale inimest, kes on sinu valdkonnas tugev. Samamoodi Helmese poole pealt oli päris huvitav noppe. Helmes andis arendajatele eraldi päeva AI-ga katsetamiseks ja Helmese juhtis on öelnud, et ei saa toimuda AI õppimine ilma
sellega päriselt praktiliselt katsetamata ja ei saa ka müüa siis seda klientidele, kui sa ei tea sellest midagi, eks ju. Ja super initsiatiiv, ma tahaks, et väga paljud ettevõtted paneksid sinna aega, sest mina näen ka enda koolitustel, me teeme selle päeva või 2. Inimesed on entusiastlikud, nad tahavad minna ja teevad siis nii-öelda tunnis kaasa, eks ju. Ja siis hakkab päris töö ja siis sa paned neid oma ülesandeid sinna ja siis sa saad hoopis teistsuguseid vastuseid, sa ei saa aru, miks ta niimoodi vastab ja siis sul on vaja seal neid järelkatsetusi, järelharjutusi, et keegi sind seal toetaks, et sul on päriselt dedicated määratud aeg, et sellega toimetada, nii et super initsiatiiv. Tallinna Tehnoloogia Kolledž ütles siis, et nemad lasid siis AI abil luua veebileht, millega nad säästsid kuni 60 000 eurot. Loodan muidugi, et see veebileht on ka turvalisuse peale mõelnud, aga tegelikult väga teretulnud initsiatiiv, eks ju, et mõtle, kus sa saad siis erinevaid neid kokkuhoiukohti, aga tee seda kindlasti turvaliselt. Üks raport tuli ka näiteks Arenguseire Keskuselt, kes siis ka uuris AI kasutust endaga seotud ettevõtetest ja sealt toodi välja siis ka selline teada-tuntud tõde, ehk siis AI tõstab sinu tootlikkust ainult sellisel juhul, kui sellega kaasnevad muutused tööprotsessides, muutused juhtimises ja muutused üldistes oskustes. Ehk siis see väljakutse ei ole see, et kas mul on AI ja kuidas ma seda täpselt kasutan, vaid see, et ma rakendan seda päriselt oma protsessides ja et sa korraks mõtled, äkki mul ei olegi üldse vaja seda protsessi selliselt teha, sest tänu AI-le ja tänu erinevate tehnoloogilistele lahendustele mul on võimalik kõike seda tehnoloogiat hoopis teistmoodi koos enda protsessidega käima panna. Et IT-ettevõtetes loomulikult AI veab kasvu, tuleb väga palju tööd, näiteks Nortal on rääkinud, et nende müügitulu kasvas 15%-ga 254 miljonini ja eesmärk või selleks eestvedajaks on just AI First arendusmudel. Ehk siis nende eesmärk on siis ka selleks aastaks, et suurem osa arendustest toimuks AI abil, et igal arendajal on siis AI seal kõrval, mis aitab koodi kirjutajada. Samal ajal meil on siis ka erinevad oskustest päris palju räägitud ja Manpower Group, kes on siis värbamisega tegelev organisatsioon, nemad ütlevad, et tuleks toetada töötajates just neid oskusi, kus AI meid ei ületa. Ehk siis põhimõtteliselt igasugused sellised kohad, kus AI saab meid asendama hakata, loomulikult me võtame AI kasutusele, aga need inimlikud oskused on need, mis tuleb päriselt hakata inimestel ka tuge pakkuma. Starshipist tuli uudis, nemad on siis lõpetamas USA ülikooli linnakute ärisuunda, keskenduvad linnades toidukurlerlusele ja seetõttu nad on koondamas ka 5% oma töökohtadest USAs ja ettevõtte juhi sõnul on see selline äriline otsus, mis on väga mõistetav. Bolt alustas isejuhtivate autode pilootprojektiga. Eesmärk on tulla turule 100 000 autoga, nii et väga põnev. Linna hakatakse siis käsitlema sellise elava laborina, kus neid teste hakatakse tegema. Siis Easy avas ChatGPT's liikluskindlustuse hinnakalkulaatori, mis on teatavalt selline esimene Eesti kindlustuslahenduse pakkuja OpenAI rakendust ökosüsteemis, ehk siis kombineeritakse enda pakkumine koos sellise olemasoleva platvormiga. Eesti Keele Instituut ja Näitlejate Liit sõlmisid sellise väga märgilise kokkuleppe, mis nõuab näitlejate sünteeshääle ärikasutuseks tema nõusolekut, ehk ei saa selliseid kuulsaid hääli enam niisama kasutama hakata. Samal ajal näiteks Hansa Grupi juht on öelnud, et AI ei too sellist väga suurt efektiivsust lähiajal, kuigi nemad investeerivad IT-sse väga palju, eesmärk on lihtsalt inimesi panna kasutama. Erinevaid häkatone on olnud, mina osalesin ka Elnora AI poolt, kus Karmen Kivisild vedas väga ägedat häkatoni Tallinnas ja seal oli siis 50 osalejat erinevatest valdkondadest, kes siis ehitasid erinevaid selliseid prototüüpe ja neid erinevaid häkatone uudiseid tuleb siit ja sealt. Näiteks Eesti ja Ukraina ühisprojektina toimub GovTech ühishäkaton, kus on üle 80 eksperdi. Eesmärk on luua avaliku sektori probleemidele prototüüpe. Väga äge. Samamoodi on siis ka energeetikasse üha rohkem projekte tekkimas. Iduettevõte MarkDroid ja andmefirma Stack käivitasid sellise mikrovõrgu projekti, et päikeseenergiat oleks võimalik müüa ka turule siis paindlikumalt. Ja tekstix.ee, üks väga äge platvorm, minu üks lemmikutest, millega saab eesti keelt transkribeerida. Ja seal on siis nüüd tekkimas ka selline uus lahendus, mis on siis kõnetehnoloogia rakendus eraldiseisev. Ja nemad plaanivad siis rajada täiesti sellise teaduspõhise ettevõtte, kus kõik tooted ja
kõik asjad on ise tehtud, ise mõjutatud, soovin neile väga palju edu, seal on väga palju kihvte rakendusi. Nii et kui võtta jooni kokku, siis no tegelikult väga palju oli. Sellised mudelid liiguvad rohkem tehnilisemaks, loomulikult kogu see Fable'i, Mythose, Saga, OpenAI viimased mudelid on olnud võimekamad, tahetakse hakata seda piirama. Teisalt raha liigub siia valdkonda absurdselt, eks ju, SpaceXi IPO, mis pakuti 4-kordselt üle, Elon Musk, kes on nüüd triljonäri ja nii edasi, andmekeskuste ehitamine ja tore ka näha, et Eestis on rohkem seda fookust läinud juurutamisele, väärtusloomele, sisulisele juurutamisele, nii et tundub, et siin ka see suvi vahepeal proovime küll puhata, aga läheb sama suure hooga sügisel edasi. Aitäh sulle, et sa võtsid selle aja, et kuulata eestikeelset AI uudiste kokkuvõtet. Loodan, et sa said siit erinevaid uudisnoppeid ja natuke ülevaadet, mis turul toimub. Kui sa tahad nendest teemadest rohkem kuulata, siis julgelt võta minuga ühendust LinkedInis või jälgi siis minu tegemusi LinkedInis. Leiad sealt Kerlin Tiigemäe ja minu valdkonna ka. Ja samamoodi ma soovin sulle edukat suve, sest tuleb juuli, tuleb august. Juuli lõpus teeme ikkagi uudiste kokkuvõtte, lühemalt, aga siis uudiste kokkuvõtte tuleb, et ma näen sinuga jälle järgmise kuu lõpus. Aitäh sulle ja kindlasti, kui sa pole teinud seda, siis pane follow ja jaga ka palun seda episoodi teistega, kes on AI-st huvitatud, sest ma saan alati, kui ma kuskil käin, esinen, saan väga positiivset tagasisidet, inimestele meeldib see eestikeelne kokkuvõte. Ja see hoiab mind ka seda edasi tegemas, kui sa annad mulle ka seda tagasisidet, mis sa siit näiteks kaasa võtsid. Aitäh sulle ja mõnusat suve! Tšau!